Mina olen Agni, elan Austraalias ning kutsun teid endaga maailma avastama. Mulle meeldib telkida ning olemegi hetkel telkimas. Austraalias on kätte jõudnud sügis ning nagu näha, on telkla inimestest üsna tühjaks jäänud, aga see-eest on lehmakari kenasti sisse kolinud. Aga tulge, ma näitan teile, kuidas me leidsime selle telkimiskoha enda jaoks 3 kuud tagasi suvel. On 21. jaanuar, kesksuvi ning oleme võtnud nädala vabaks, et minna Victoria Mägismaale Forelli jõgesid uurima. Tegemist on tervet Austraalia idarannikut läbiva suure veelahkme aheliku kõige kõrgema osaga, mida tuntakse ka Austraalia alpide nime all. Sõidame esiotsa mööda rannikutasandikku, kuid maastiku mägisemaks muutudes teeme peatuse Wonangata jõe ääres. Hea õnne korral on juurdepääs jõele läbi eramaa tagatud kalastuskoridoriga. Jõgi siin on aga veest suppumiseks liiga kõrge ning liigume edasi mägiojade poole. Taago jõgi tundub lendõngega forellipüügiks sobilik ning seame siia laagri üles. Jõeforell siin ei näkanud ning õhtusöögiks tuleb lambakarri. Laagri kõrval kasvab suur Kreeka pähklipuu. Pähklid tunduvad praegu alles toored, aga korjan mõned kuivatamiseks. Kui 19. sajandi keskpaigus leiti ümberkaudsetest mägedest kulda, arenes teede ristumiskohale Taago. Euroopast saabunud asunikud tõid peale kariloomade endaga kaasa ka Kreeka pähklipuud. Lisaks saab Taagos einestada kullapalavikuaegsetes ehitistes. Oleme jõudnud Taago kõrgtasandikule, mis tähendab seda, et hoolimata 1600 meetri kõrgusest tundub ala väga lame, aga talviti on tasandik kaetud lumega. Otsustame Bluereg mäeaheliku harja mööda tõusta merepinnast veelgi kõrgemale. Metsikusse loodusesse ei ole loodud rajad mitte maasturi omanikel lõbuks, vaid tuleohutuse tagamiseks. Mäenõlvu katvad hallid puutüükad on selge mälestus 20 aasta tagustest suurtest metsatulekahjudest. Mäeharja kõige kõrgem nukk üle 1700 meetri merepinnast on juba looduslikult praktiliselt puudevaba. Laskume käänulist teed mööda umbes 1200 meetrit merepinnale lähemale. Leiame Ovens jõe äärest telkimiseks sobiva privaatse nurga.
saime lõpuks kala ning telkla kõrval kasvavad põldmarjad. Kaks ööd selles telkimiskohas on küllalt ning otsustame panna vihmalaagri püsti Paklandi orgu. Järgmisel hommikul on päike juba jälle väljas. Sai on otsa saanud ning käes on pannkoogi aeg. Ojavesi on selginenud ning Wolf kutsub mind endaga kaasa jõge uurima. Beautiful fish, eh?